mängutööstus üles läks edasi minna. Kuhu edasi areneda veel? Seal väga ei ole ju teid, aga alati on teid, Hans. on mitmeid teid tegelikult. Praegu areneb VR hästi kõvasti. Ma loodan, et tuleb tagasi see, mis oli see päris mängumaailm, mis oli nagu kunagi oli. Mõnes mängus. Tead, mis? Umbes 10 aastat tagasi. Ma hiljuti uurisin, et kuidas nagu see Ensemble Studios läks nagu... Ensemble Studios kuulus Microsoft. Jah. Läks. See läks koristati ära see stuudio. Uurisin, miks? Mis on nende viimane mäng ja? Halo oli viimane mäng. See on Halo. Halo, okei. Ma enam-vähem mingil määral tean, see on mingi tähtede mäng. Halo on maailm mäng. See on nende viimane mäng igatahes. Jah. Sest vaata, nad tahtsid teha mängu nimega Phoenix. No. See on teine mäng. Nii. Aga siis Microsoft bossigi ütlesid, et ei, tehke sellest, see on hea strateegiamäng. Tegid enne mänge, et tehke sellest. See stuudio läks. Tehke see Halo maailmasse. 2009 oli. Ja siis tegid selle, see võis olla päris hea mäng, aga kõik läksid tööle ja siis visti välja. Ei olnud nagu selline nagu looleti mäng. See stuudio lõpetas tegevuse. Jah. Ja siis hiljem, mitu aastat hiljem loodi Microsoft stuudio. Päris mitu aastat hiljem. Ensemble Studios oli päris... See oli need Age of Empires'i tootjad. Ja ma tean. Kuni 3. teile. Aga vaata asi oli selles, et nad väga ei osanud teha neid teistsuguseid nagu... Nüüd on Microsoft stuudios. Aga nad tegid ainult ühte seeriat kogu aeg. Ei teinud ju. Nad tegid ju teist ka. Age of Mythologias. See on täpselt sama seeria. Mütoloogiliste olendite. Ja paar mängu tehti veel peale Halo ja Age of Empires'i. Neil olid paar projekti, ma tean küll, neil oli mingisugune. Mõned mängud olid veel. Ma tean, ma võin sulle tead videos on räägitud. Pane siia külge. Pane selle külge. Okei. See on nagu mõte. See on väga geniaalne idee. Näed? Ei, see on liiga piksi. Paar aastat hiljem. Need tahtsid teha väga, neil oli päris palju selliseid mänge. Nagu väga ei õnnestunud teha teistaks mänge nagu neid teatud nagu Age of Empires või neid, seda värki. Ja seal loodi päris mitu uut mängu hiljem uues stuudio. Olgu. Ja tehti Age of Empires'i edasi. Uues stuudiol. Aga ei tea. Mis Raido magas? Ei. Siin pooleli jäimegi selle mängud teema all. Mõte, see on stuudios. Neil oli, vaata, et tahtsime teha mängu nagu Phoenix. Okei. Mis on nagu täiesti uues universumis. Selline nagu, natuke nagu Tähesõjale. Ei suhteliselt lahke nüüd omanikele. Aga siis Microsoft nagu tahtis, et tehke Halo mäng. Halo. Mingi War. Halo Wars. Jah, neid tehti ka. Ja, muide. Viimane mäng oli mingi Halo Wars. Jah. See oligi neil. Ja tahtsid vahepeal oli nende viimane projekt teha mingisugust nagu sellist RPG-d või seda. Nagu World of Warcraft.
et sa jooksed, vajutad nuppu, laseb selle värgi. aga Microsoft üldse sai mõne sellise mängu valmis või? Mille nagu? RPG. Microsofti RPG-sid. No mis meil siis on? Kas neid üldse on või? Mul tuli meelde, mis mängija, mis see stuudio pole mitte kunagi mingit halba mängu teinud. Mis see oli siis? Blizzard. Neile kuulub World of Warcraft. Warcraft. World of Warcraft. Starcraft. Ja siis kõik World of ideaalsed. Tanks samamoodi. Kuulub. Neile kuulub kogu Warcrafti ja Starcrafti maailm. Ilmselt World of Warships ka siis juba. Ma ei tea. Seda täpselt. Ja see lennukite mäng, mis kandis nimi, tal oli World of mingi. Ei tea, et Ühte jalba mängu või? jah. Lihtsalt, et kõik lihtsalt tead. Sa võid vaata, mis kõik mängud neil on. See World of Warcraft ei ole nagu, see saab kogu uuendusi ja seal. See on küll raha eest mäng, aga see on tasuta. Peaksid proovima. Okei. Sul pole mitte ühtegi siit RPG. Sa saad level 20-ni mängida. Okei. Mul on iga see on 120 mänginud vahepeal igasugust igasuguseid mänge. Mis see viimased mängud olid? Ma mängisin mingi internetimäng oli, läbi interneti läksin sisse. nii et muide ma soovitan, et viimane mäng, mis ma mängisin. Mis pagana lehekülg see oli? ma pole üldse ammu mänginud mitte midagi. Ma ka ei ole rohkem mänginud, seda ühte mängu on mänginud. Mingi reklaam oli. Läksin selle pealt sisse sinna. Ma mäletan, mis nimi tal oli. Ja ma mäletan küll seda. Mingi Chief oli see. See ei olnud üldse nii hea mäng. Too oli viimane mäng vist, mida ma mänginud olen siin viimasena. Oli tore või? Vahelduseks oli päris huvitav, aga on ka paremaid mänge. Kindlasti on. Too mäng kuulus, oli midagi March of Empires'i sarnast. Sellised nagu mul ei meeldi. Aga nad kõige paremad ei ole. Vaata nende see stiil nagu. Sest sa nagu ei mõtle läbi oma rünnakuid. Nagu sellised mängud kunagi ei haara neid nagu. Mõtle läbi, see on natukene vale sõnastus. Seal saab küll läbi mõelda rünnakuid ja teha strateegiatega. See ei kutsu mind mängima. See on nagu mul see Game of Thronesi mänguga oli. Vaata, mäng, jah. Rallisõidumängud. Mulle ei meeldi eriti üldse spordimängud. Kurat, EA. Kas tead, mis on EA? Muidugi tea. Selle kohta teame päris palju. Muidugi tead ju. Mängin neid spordimänge. Ma mängin neid mänge, vaba võitlus ka, UFC-d. Jah. Täna ma hakkas MMA huvitama. See vaata, teed ju seda FIFA neid. Sa saab neid pakke osta. Ma tean küll, see on ilge jama, see FIFA pointe. Mu ei rahadest nende ostmine. Kuigi neid saab ka ilma rahata teatud hulga. Mängud ees saab ilma rahata ja mingisugust auhindadena. Piisab palju mängitud. Aga asi on selles, et vaata, kui tähtis see on sulle nagu. Näiteks seal oli, EA-l oli mingisugune mäng, kus oli see Star Warsi mäng ja Battlefront 2 oli.
see, jah. seal oli ilge ilus lootbox'i jama. nagu seal ei teeninud nagu üldse ei saanud. Ma üritan ikka tavalise rahaga läbi ajada. Et nagu, kus tahtsid mingisugust kangelast endale. See oli nagu pay to win. See oli mingid, see olid kangelist olid lukus. Nagu tõsiselt. Mingi tahad Darth Vaderit. Ei saa, tahad Luke Skywalkerit. Ei saa. Mis ta küsis siis? Raha. Raha küsis või küsis neid FIFA neid raha? Punkte või? Ja punkti, nagu mängus on rahapunktid. Sellest ostad. Need punkte aga neid punkte saad päris vähe ja sa saad maksta, et saada kõige paremaid tegelasi. Ja vaata, see ei meeldi inimestele ja kriitikutele. Jah. Selline värk üldse. Mitmes teises mängus nagu midagi sarnast, aga mul tuli meelde praegu üks ja mingi väga need ei ole päris selline halb skeem, mis oli Microsoftil ja Ubisoftil, ma arvan. Ma ei tea, kas see Pyramid Activisionil vist. Ma arvan, et Activision oli. Mingi Black Ops tehti, Call of Duty. Üks kõige kuulsam tulistamismänguseeria. Terve maailmas. Ma tean küll seda. Vaata, see tehti. Kriig, see 4 vist. Kriig olnud. Väga. Sest mingid lootbox'id ei olnud. Siis nädal hiljem. Võida, pärast neid saatsid need arvustus välja. Ja siis pärast arvustusi need lootbox'id sisse. Jah. Ilmselt nad lugesid neid arvustusi. Ja lugesid, et see on puudu ja siis panid juurde. Ei. Keegi ei tahagi lootbox'e saada. See on nagu, tegelikult see oleneb nagu mängust. Kui see on mingi kaardimäng, või mingi mäng, kus sa kogudki nagu neid värke, siis see on võib-olla okei. Solitar. Kui sa saad ilma sellesta hakkama, aga kui see on nagu nõutud, et sa saad sealt näiteks, et sa saad mingisuguseid paremaid asju sealt. Et see ei ole kosmeetiline, vaid sa saad endale paremaid relvi. Primaarne vajadus, põhivajadus. Okei. Sellised ajad nagu närvi, aga see ei olnud talle tulnud. Aga nagu tõsiselt ka. Et see oli lihtsalt sellepärast, et panete lootbox'id sisse. Sest see on nii hull, olid skinnid, et sa saad muuta oma seda. Aga mis need arvustustega siis oli? Võta. Väga hea, et keegi tahtnud neid. Lootboxidest ei olnud mitte midagi. Et arvustused on väga head, jah. Ja siis pandi lootboxid sisse. Nendest ei olnud juttu arvustustes. Ei olnud, jah, sest neid ei olnud. Jah. Okei. Ehk siis tegid mängu halvemaks. See ei ole otseses mõttes halvem, aga see, et sa ootad, kuni arvustused välja tulevad, et ostetakse su mängu rohkem ja siis sa paned mingisuguse asja sisse, mis võib arvustusi mõjutada. Paned sisse pärast arvustusi. Jama küll. See ongi nagu see, mis nagu põhiline. Ja mul on meelde, kuidas vanaema seda kaardimängu mängis. Solitar. Mis see? Solitar, aga mingi kaardimäng oli. Mis see vanaema mängis? Jah, arvutis. See Raido vannas arvutis. Kunagi ammu. Mitu aastat tagasi. Need kaardimängud ei ole tavaliselt nii head. Mulle meeldib mõned teised kaardimängud. Muidugi oleneb, milline kaardimäng on. Tead ju, siis tavalist kaardimängud mulle ei meeldi. Mul meeldib siis üldse mängud, kus on selline eriline idee. Erilised kaardimängud. Või nagu, mis on sellises maailmas, mis on nagu äge, nagu huvitav maailm. Ja
nagu maailm on huvitav. tõsi, see on üsna igav.